Sirli Siimi saladused. Sirlil on uus matemaatikaõpetaja, kes jumaldab matemaatikat, sunnib õpilasi kogu aeg arvutama. Üks päev tuli Sirli väga väsinud koju. Õpetaja on lasknud neil mitu tundi numbreid kokku liita ja mida aeg edasi läks, seda suuremaks ja keerulisemaks need numbrid läksid. Sirli pea valutas suurest arvutamisest ning ta lesis murelikult ning mõtles, et homme peab jälle kooli minema. Kas teil siis teisi tunde ei olegi? Joonistamist ja eesti keelt? On ikka, need on toredad tunnid, aga matemaatikaõpetaja on kaval. Ta helistab õpetajate tuppa, mis saab kunstiõpetaja sinna kutsuda. Samal ajal, kui kunstiõpetaja klassist ära on, kargab matemaatikaõpetaja sisse ja sunnib meid üha uusi arve kokku hoidma. Ja see kempsu tuleb meile järgi. Ta on ju siis hull. On jah, ta juhab oma matemaatikat ning sunnib meid kogu aeg arvutama. Juba homseks peame kokku liitma kõik numbrid 100-ni. Me aitame sind. Sina liidad 1-10-ni, mina 10-30-ni ja isa liidab ülejäänud. Miks mina pean kõige rohkem liitsma ja veel kõige raskemad numbrid? Minu noorses oli meil üks tööõpetusõpetaja, kes oli lollakas. Ta sundis meid muudkui treime hööveldama. Vahetundides püüdis poisse tassima kabinetti ega lasknud teistesse tundidesse. Aga mis te selle õpetajaga siis tegite? Lõpuks me poistega leidsime. Kaua me kannatame. Segasime sööklast tema suppisse puuliimi ja hullult leepusid hambad kokku. Päriselt? No muidugi, mitte keegi teine sellest tööõpetusele sellist jagu ei saanud. Valetad. No miks ma peaks valetama? See oli teine aeg ja siis liikus igasugu tüüpe ringi. Praegu ma kohe imestan sarnaselt nagu teie matemaatikaõpetaja lastes ikka lubatakse. Homme hakkab jälle peale. Mõni aeg hiljem. Isa, õpetaja kirjutas mulle e-kooli märkuse. Ütles, et sa pead kooli minema. Mis sa siis paha tegid? Ma võtsin kooli kaasa tahvelarvuti, sest ma ei jaksanud enam päev läbi arvutada. Täna oli eesti keele õpetaja haige ja meil oli 3 matemaatikatundi järjest. See oli nii kole. Ja siis ma võtsin oma tahvli ning arvutasin sellega. Ja siis haaras õpetaja mu tahvli ja ütles, et isa jääb kooli tulema ja kirjutas mulle e-kooli märkuse. Ma pole veel kunagi märkust saanud. Rahune, kallis. Märkus on küll paha asi, aga õpetaja on ka liiga karm. Eks ma siis lähen päris huvitav selle õpetajale kohta. Kas ma pean minema õpetajate tuppa? Ei, meie klassi õpetaja tuppa ei mahu ära. Mis tähendab ei mahu ära? Ega ta sind ei kutsunud, ta kutsus kõikide laste isad, siis kõik kasutasid arvutit. Ja kõik sõid märkuse ka? Ja kõigil võeti arvuti ära. Õpetajal või neid pärast terve kuhvi tõlgas kõik ära põletada. Mis tähendab ära põleta? See on minu arvuti. Põletagu enda asja. Eks sa ütle talle seda ja ütle seda ka, et lapsi ei tohi nii viisi kiusata. Huvitav, milles ei see süüdi on, et Sirli arvuta ei viitsi ja tema sellepärast kooli peab minema. Isa kõmpis mööda tänavaid koolimajja. Ta leidis Sirli klassi vaevat üles, sinna poole liikus 10 isasid. Homme peab merele minema. Saab sellele tigeda lõpsile öelda, mida ma ülde temast arvan. Kusti on omadega täitsa läbi, nagu oleks laeva huku läbi elanud. Vahel tuleb lausa käpuli, sööma ei jaksa püstigi seista. See on õige küll. Mis see tähendab? Mida te endast mõtlete? Kas te olete
et me oleme mingid lapsed, me oleme isad ja me ei pea arvutama. Vait, see on kontrolltöö, mis te mõtlesite, saate siin laiseda ja niisama mollutada. Otse kohe hakake arvutama ja kes spikerdab, see läheb nurka ja jääb suvetööle. Mina olen suvel merel. Seda me veel vaatame. Kui sa kontrolltööd ära ei tee, ei näe sa oma merest tilkagi. Sattusemale sportsad, ütleb ainult 17 ja 55. 72. Jutt jätta, sa spikerdasid ja lähed nurka. Ei lähe ma kuhugi nurka, põrgukoera nimel, mida te endast õige arvate? Lapsed olete nii ära kunnanud, et ei jaksa enam suppigi alla neelata. Nüüd teete meie kallale. Üldse, andke mu tahvelarvuti tagasi. Paluks otse kohe lauale laduda. Oma arvutit ja tagasi ei saa. Teie lapsed on laiskvarsid ja ei viitsi üldse peast arvutada. Milleks inimesel pea otsas on? Kambimiseks või? Ma nõuan oma arvutit. Aitab mokalaadast. Enne keegi koju ei saa, kui kontrolltöö on tehtud. Palun vabandust, mu naisel on täna sünnipäev. Kas ma võin natukene varem ära minna? Ei. Oota mind koju. Ei, ja oma naisele võite öelda, et homme peavad kõik emad kooli tulema. Ma õpetan kõik emad ka arvutama. Ah sa madu, meie naisi tahad sa ka hukatusse saata. Võistlusse. Kas me äkki liiale ei lähe? Mitte sugugi, see on meie isa kohus. Vaesed maimukesed. Kui meie neid ei kaitse, kes siis veel? Kuhu ta paneme? Pimeda laevale, ma sokutan ta ära Aafrikasse, las ta kantseldab seal ahve ja liidab nende sabasid. Pärdikutele ei tee see midagi. Nad saavad kuu otsa põgeneda, kui rehkendamine juba liiale läheb.